Tšau, Marjaku asjad. Ja seekord teeme jälle šašlõkki, aga teeme lambakaela. Me teeme sellest kuhjast 2 šašlõkki. 2 erinevat kooslust. Tegelikult kõik need asjad, mis siia sisse lähevad nagunii, aga ühele paneme keefiri ja teisele ei pane. Ja siis paneme joonele, vaatame, kuidas nad toimetavad. Aga asi hästi lihtne. Meil on tallekael, meil on sibul, see on lihtsalt hakitud või lõigatud ribadeks, petersell, värske küüslauk, tšilli, loomulikult minu lemmik White Lightning ja Angus and Oigi Kikin Harissa, Russell Hanout, seda on raske välja hääldada, aga Kikin Harissa tuleb välja. Mis see on? Miks see on siin? Miks? Sest see läheb lambaga kokku. Ma käisin, maitsasin enne 7 erinevat ja see sobis lambaga maru hästi kokku. Ja et võimendada natukene maitset, siis on laiatarbekaup Jeera ehk vürtsköömen. Hästi palju kasutusel Lähis-Ida, Põhja-Aafrika, seal nende maitsed. Siis oli. Rapsiõli. Rapsiõli. Sest me grillime. Just. Ja kefir. Ma tean, Hardole ei meeldi kefiriga šašlik, aga ma proovin ta nüüd ümber veenda siis, et see on hea. Aga hakkame otsast peale. No, avamiskindel. Paneme kõigepealt nagu ikka. Nemmutame ta natukene läbi. Natuke võib veel panna. Ja nüüd see Kikin Harissa. Mis siin sees on siis? Siin on sees solsuhkur, köömned, koriander, küüslauk, sidrunipulber, sibulapulber, paprika, koriandrilehed, sellerisool, suitsupaprika, niisugune mõnus, peene vürtsiga, kuigi muidu puhtalt harissa kohta öeldakse, et harissa peab olema soolane nagu Vahemeri ja tuline nagu Sahara. Aga hakkab looma. Sool on nagu. Küüslauk. Vürtsköömen. Petersell. Tšilli. Nätsutame sellest sibula ka siia sisse, ma paneks isegi seda veel. Mulle tundub ikkagi, et teda on vähe.
ma arvan, et nüüd on ta nagu suhteliselt okei. Jagame ta 2 erinevasse vaakumkotti. Ja viimane põks, nagu loodasime, 2 erinevat. Ühele paneme natuke õli, ehk siis rapsiõli. Lihtsalt küpsetamise pärast. Jah, ja samas ta ka teeb seda maitseainet, sulandab natukene. Ja teisele siis sutsu keefiri. Lähme on jah. Ja nüüd vaakum ja hea on, kui saame lasta üle öö seista. No me lasemegi ju. Just. Ma rääkisin, et nii. Üks nagu muiste. Ja siin nüüd on. Laseme üle öö külmkapis seista ja siis grillime. Üle öö on šašlõkid siis marinaadis olnud ja Ei saa küsimata jätta, mis asi see on? see agregaat tegelikult karbi peal oli kirjas shish kebab. Masin on ta kohta muidugi palju öeldud, aga ma arvan, et ta teeb oma töö ära. Aga Mis see idee on? no idee on see, et sa saad varda siia vahele panna ja teiselt poolt küpsetada. Ma nüüd ei ole küll välja mõelnud veel seda, et kuida ta nagu 4 kandi pealt, aga tundub, et ta töötab 4 kandi pealt ka. Aga ega me saame selle juba 10 minuti pärast teada, kuida ta töötab. Oluline moment vist selle puhul on ka see, et sa tõstad liha resti kohale. Ehk ta ei ole vastu resti, jah? Jah, et miks peaks tõstma üldse liha resti kohale? Ma arvan, saab rasv paremini ära tilkuda ja ta läheb pruunistub ka ühtlasemalt, et muidu need, kus ta vastu resti on, läheb ikkagi tumedamaks. Siuke klassikalise mangaali tunne antakse resti peal tegelikult. Just. Nii. Aga vaatame, mis ta nüüd, kuida ta nüüd siis töötab. Nii. See on kuum nagu sepa ääs. See läheb teisele ringile praegu. Seier läheb teisele ringile. Noh, rest on ka värvilt selline, et siin vist on soe. Aga vaatame. Ja edasi vist on puhas edasi on, ai. Kuuma kindaga toimetamine mul on tunne. Aga ma arvan, et ma lööks tal luugi kinni ja vaataks mõne minuti pärast. Et jah, luuk kinni, et sa saad küpstada teda ühtlaselt nagu nii-öelda. Just. Ja nüüd vaatame siis mida sa otsid? Mida sa ootad sealt? Mida see temperatuur näitama peaks? Pole päris sigaliha ju. Pole siga, aga ma arvan, et me siiski läheme taga samale tempile nagu siga. Ja see on? Lähme sinna 70 plussi peale. Okei. Nii, härra Miki Hiir. Ja, kas mul on kätel palav? Ei usu. Aga ma tegin selle triki, et ma jätsin kummikindad alla. See on selleks, et muidu käed higistavad, mis iganes ja need kindad on seest kohe lõgased. Pärast tuleb siia sisse niisugune elu, et ei julge kätte panna, et tuleb kas küüned jäävad alles või jää. No kui sa nad märjaks teed ühe korra, siis nad ei lähegi enam kätte, ma arvan. Jah. Aga kas peaks, sul on ülevalt korsten nüüd täitsa kinni. Lõhnab imeliselt, ma peaks ütlema. Aga tšekime biiti, mis ta siin räägib. Oi, vara veel. Vara veel. Noh, ei, mis paistab, näita. Natuke võtab värvi. Hakkab vaikselt looma.
aga ma pean tunnistama, et kui YouTube suudab teha nagu agregaadi, mis suudab edasi anda lõhna, siis ma arvan, et tavatelekas võib ennast põhimõtteliselt kinni panna, sest et see, mis siit praegu tuleb. Väga hea on, väga hea on. No. Täitsa töötab ja ei ole vastu resti ja ei kõrbe seal ja see, mis kõige olulisem, tavamõõdus munasse mahub see ära. Ja. Ja pean tunnistama ühte pisiasja. Keefir ei kõrbe üldse. Ma eeldan, et see on keefir. Ja. No nii. Läks 10 minutit või natukene rohkem va? No natukene võib-olla peale. Aga praegu? Aga näitab siin 79, 70, 80. Ma arvan, et need on täiesti valmis. Okei. Siis on tõstame korraks aeg kõrvale. teha natüürmort ja siis sööme. Just. Tõe hetk on saabunud, Priit. Tõe hetk on saabunud, kohe proovime ära, et see on siis oli kefiriga, see oli ilma, aga ennem kui maitseme, siis ma ütleks selle agregaadi kohta, et kurat, täitsa töötab. Täitsa hästi töötab. Nii. Nii. Need on nüüd siis ilma. Keefirita, jutt käib keefirist. Ilma keefirita ja see siin on siis keefiriga. Kummast alustada tahad? Teeme ilma kõigepealt ja... Aga näed, nii, käsi kaadri tagant. Ja cheers. Cheers. Väga hea on. Ja kael ja pehme. Mahlane. Maitse on ka väga hea. Ülimahlane on. Aga sinu tõehetk on nüüd siis, sest et see on keefiriga. Ja ega ma seda ausalt öeldes väga nagu... Ühesõnaga, saladuseks ei jää. Tänu keefirile on maitseine segu maitset vähem tunda. Ta on hõrgum. Väga maitsev on, ei ole midagi öelda. Ja okei, teeme siis valiku ka. Kumba sa valiks? Kui sulle pannakse ette praegu, sa pead emba kumba neist nüüd kõhu paksult täis sööma. Näita näpuga, kumbale poole läheb. Aha. Ma vist võtaks ikkagi tegelikult selle. Okei. Ma pean paraku tunnistama, et see on minu valik. Head aega, kui mingi rohkem mul oli midagi öelda.